Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Danieli raamatust. Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal. Ole ülistatud ja ülendatud igavesti. Kiidetud olgu sinu auline püha nimi, üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti. Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti. Ole kiidetud sina, kes sa keerubite peal istudes vaatad alla sügavikku. Ole ülistatud ja ülendatud igavesti. Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti. Ole kiidetud taevavõlvil, kuulugu sulle laul ja austus igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patuori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ma tean, et te olete Abrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse. Mina räägin, mida ma olen näinud oma isa juures, ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt. Nad kostsid, meie isa on Abraham. Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind, inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud. Teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid talle, meie ei ole sündinud liiderdamisest. Meil on üks isa, Jumal. Jeesus ütles neile, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Täna loetud evangeeliumi kirjakoht lõppes Jeesuse tunnistusega. Mina ei ole ju tulnud omapäi, vaid Jumal, minu isa, on mind läkitanud. Jah, Jumal läkitas maailma valguse oma pimeduses kobava rahva juurde kindla sõnumiga. Tulge tagasi, Iisraeli lapsed, tulge
loodupärasesse osadusse Jumalaga. See oli otsene kutse meeleparandusele, patukammitsates kinni olevale rahvale. Meeleparanduses inimene tunnistab Jumala üleolekut ja mõistab enese vääritud käitumist. Jeesus viitas esiisa Abrahamile, kes usaldas Jumalat ja oli kuulekas talle. Nii Jeesus kutsuski juut endasse uskuma ja tema sõnade järgi elama, sest ainult selliselt sarnaneks nende edasine elu Abrahami elule. Kui inimene kuuleb Jeesuse kutset meeleparandusele, tuleb tal valida, kas võtta kutse vastu ja usaldada ennast Jumala hoolde või jääda edasi oma illusioonidesse ja kinni südametuimusse, jätkates patu orjamist. Ja on tõsi, et meeleparanduse vastuvõtmist takistab ennekõike isekas mina. Siiski, meeleparanduses murdub isekas mina ja inimene kasvab isetuks. Selles arengujärgus inimene hülgab vanad tõekspidamised ja teostab edaspidises elus Jumala tahet, tunnistades meie Isa palvesõnadega, sinu tahtmine sündigu. Nüüd avaneb inimesele uus elu perspektiiv. Ta tunneb vana iseka mina asemel endas midagi väärtuslikumat. See on Kristuse armastust ja annab selle oma tegudes edasi kaasinimestele. Selliselt oleme meiegi Kristuse jüngrid ja tunneme ära tõe, mis teeb meid vabaks, kuna me ei orja enam pattu. Jeesuse juhatavad sõnad, mina olen tee, tõde ja elu, ongi võti igavesse ellu, sest tee on Jeesuse õpetus, mis juhib inimese tõe ehk Jumala juurde, kelle juures on igavene elu. Aamen. Ja palvetagem. Armas Issand, me palume sind, et sa püha vaimu läbi ärataksid meis nälga ja janu sinu armu ja osaduse järele. Täname sind, et sa läbi pühakirja oled andnud meile teada, kui tühi ja vilets on elu patus ja kui õnnelik on see, kes tuleb sinu juurde ja usub sinusse. Vaata kõigi peale armus, kes on hakanud sind otsima. Palun jaga oma ustavatele tarkust, et mõistaksime püsida usus sinusse ja selliselt ei saaks enam patt meie üle võimu. Hoia meid, et ükski päev ei võõrutaks meid sinust, et see, mis on kaduv, ei varjutaks igavest. Valgusta meid oma ristisäraga, et mõistaksime, kui palju sa tänagi meid armastad. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ning palvetagem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid
hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.